tere jälle kõikidele Onkoloogika podcasti kuulajatele. Oleme jälle platsis siin meie uues ägedas Tartu stuudios. Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Ja täna on meil kompanjoniks inimene, keda me oleme pikki silmi oodanud saatekülaliseks, jutukaaslaseks, keda on tulnud oodata, aga kes on väga suure tõenäosusega ka ootamist väärt. Jane Kaju. Tere. Ja elulõpu toetaja. Tõesti, üks kaua oodatumaid saateid, aga seda ma vist juba ütlesin. Räägime ennast soojaks, saame tuttavaks ja siis läheme ka nendele radadele, kuhu võib-olla mõte igapäevaselt ei satu. Igal juhul ma usun, et siit tuleb üks äge saade. Ja surma elulõpu teemad ei ole mitte ju ainult Jane'i teemad, vaid ka Pille sinu jaoks üks väga hingelähedane ja oluline valdkond. Jah. Eks meil kõigil on oma suhe selle teemaga ja mul on kuidagi selline soe suhe. Soe suhe surmaga. Uue podcasti pealkiri. Kõlab nagu, jah. Soe surmaga. SSS. Aga okei, Jane, üli tore, et sa oled siin meiega koos. Äkki sa alustadki sellest võib-olla, et natuke nende tausta, kuidas see teema üldse sinuni jõudis, miks sa selle kõigega tegeled ja mille kõigega sa üldse tegeled, et hakkame kuskilt otsast tulema ja vaatame, kuhu jõuame. Ja esiteks aitäh kutsumast, et see on tõesti pikalt oodatud, et nüüd on siis lõpuks aeg käes, et loodame, et siis tuleb midagi head ka, et oli nagu väärt ootamist. Tahate nüüd seda pikka versiooni või lühikest versiooni? Meil aega on. et ametilt ma olen elulõpu toetaja, mõne jaoks olen surmatuula, mõne jaoks olen vaimse terviseõde, siis tegelikult olen ka palliatiivravi õppejõud, nii et tõesti oleneb, mis päeval minuga kokku põrgata ja muidugi veel siis stand-up komöödiaga ka veel tegelen, nii et jah, neid ameteid on palju, aga kõikide nii-öelda siuke läbiv joon on siis see, et see surmateema on seal sees. Miks? Sellepärast, et mõned aastad tagasi mu elus oli selline kaotus, mis oli niivõrd nagu minu jaoks ootamatu, aga tegelikult elu nagu justkui valmistas mind tegelikult selleks ette, et ühel hetkel see tuleb. Sest kui ma õendust õppisin, siis toona ei räägitud midagi surmateemal. Palliatiivravi oli väga uus asi, sellest keegi ei rääkinud leinast ka meile ja paar aastat hiljem siis peale lõpetamist otsustas siis justkui elu, et kui koolis ei õppinud, siis elu õpetab. Ja olingi siis ühel hetkel sellises positsioonis, kus meil oli lähedane saanud just väga raske, või tal oli juba ammu see diagnoos, aga meieni ei olnud see info jõudnud ja ta oli väga raskes seisus. Ja muidugi siis kogu pere, sugulased, kõik siis vaatasid minu poole, et sina oled jõde, nüüd ütle siis, mida me siis tegema hakkame. Ja ma olin täpselt sama peata kana kui kõik teised, et kuigi ma olin nagu onkoloogia osakonnast teinud praktikaid, siis ma kunagi ei olnud nagu enda jaoks seostanud seda, et mida ma seal nägin. Sest tegelikult minu ka esimene töökoht, kuhu ma läksin õenduskooli kõrvalt, oli lastehaigla intensiiv anestesioloogia osakond, ehk siis see, kuhu kõige raskemad lapsed ja enneaegsed lähevad. Ja ka seal ma juba nägin surma, aga ma kuidagi nagu üldse teadvustanud, et näed, et ma olen siin vastu sündin, kas paari päeva pärast sureb. Või kui ma läksin pärast praktikale täiskasvanute onkoloogias samamoodi, ma nagu ei teadvustanud seda, mida ma nagu kogen. Ja kui siis see lähedane ühel hetkel siis lahkus meie hulgast, siis selle leinaprotsessi käigus ma nagu hakkasin tundma, et nagu seda viha, et mu vihafaas kuidagi nagu venis pikale ja ma tundsin nagu sellist frustratsiooni, et miks keegi ei ole mulle õpetanud sellest midagi, miks ma ei olnud ette valmistunud. Ja siis kuigi ma nagu mingi hetk tegin rahu selle kaotusega, et see sai maetud, ilus matus oli,
siis elul oli nagu muud plaanid ja hakkas lihtsalt mulle veeretama jälle seda surmateemat uuesti ja uuesti ja uuesti ja siis ühel hetkel mul oligi, et siuke nagu otsustuskoht, et kas ma nüüd siis võtan vastu selle pakkumise elult või siis keeldun ja siis jätkan nii-öelda selle palli eemale põrgatamist, et ja noh, eks ma otsustasin siis vastu võtta selle teekonna ja nüüd ma siis jätkangi nagu siis seda, et ma ei soovi, et minu vanatädiga samamoodi läheksid teised eestlased, et nad oleks hoitud, nad ei oleks tervishoiusüsteemi poolt nii-öelda hüljatud ja samamoodi lähedased tunneksid ennast nagu kindlamalt selles positsioonis, et see on raske, aga midagi me saame ikkagi teha, et ette valmistada. Kas sa töötad paralleelselt nii lähedaste kui minejate endaga? Pigem isegi lähedastega, et nemad on nagu aldimad küsima küsimusi, sest minejatel tavaliselt endal on nagu juba peas on nagu asjad selged, aga lähedastel on vaja nagu ära tõlkida siis see info ja kõik see, et olla nagu siuke vahendaja vahepeal. Aga kui palju selliseid meiesuguseid, me Pillega oleme ju mõlemad need 4. staadiumi vähikondlased. Vähkrejad. et kes on ka ikkagi kõrgendatud riskiga siin hetkel lihtsalt enam-vähem hakkama saamas oma eluga. Et kui palju sellise diagnoosiga inimesi jõuab sinu juurde enne, kui on juba see tunne, et nüüd on minek? Et kui palju siis sellest sinuga kuidagi rääkima jõutakse? Peaaegu mitte üldse. Et enamus, kes minuni jõuavad, ongi väga lõpusirgel või siis ongi lähedased siis peale surma ja siis nad nagu justkui on kuskilt kuulnud. Et ma taotluslikult panin enda nagu ametinimeks elulõpu toetajaks, siis inimesed teaksid, et minu poole võib pöörduda enne, kui see surm tuleb. Et see on nagu, et minu nagu fookus on just see, et ma aitan planeerida seda lõppu, aga paratamatult kuidagi ikkagi minuni jõuavad need eestlased, kes on siis juba kellegi lähedase kaotanud või kohe varsti kaotamas. Et siis nad nagu tulevad ja hakkavad siis abi otsima, et see on nagu rohkem ütleme nii, et Eestis rohkem levinud, et otsitakse abi siis, kui asi on juhtunud. Kas ütlesid samas selle lause, et sa aitad planeerida? Kas pigem on see planeerimise algata ikkagi see lähedane või ütleb sulle ka mõni nii-öelda siis inimene ise? Sest me tegelikult juba omavahel oleme nagu seda ka tajunud ja seda nii-öelda inimestelt tagasisidet saanud, et lähedased ei tule sageli kaasa mingite mõtetega, eks ju, või soovidega. Et seal see avatus nagu puudub. Oleme isegi Kristeliga siin arutanud, et tegelikult Eesti mõistes on ka puudu nagu selline, ma ei tea, kui on perelepitaja, on ju, siis kuidagi sellel valdkonnal on ka nagu see sild on, eks ju, puudu ja nagu ma aru saan, siis tegelikult sina ei oledki see sild, on ju. Just, et keegi nagu selle halli ala nagu ära kataks ja aitaks nagu mingitele, ongi selle hallile alale anname nagu mingi vormi, et tihti ongi see, kus ma nagu üldse pihta hakkan, et kui nüüd see inimene ise, kes on nüüd palliatiivne ja tahabki siis ennast nii-öelda valmistada ette selleks, siis tihti ongi jah see, et lähedastega väga ei taha rääkida, sest ongi see hirm, et mis sa küll nüüd hakkad siin surema meil ja siis tehaksegi nagu selja taga. Aga siis jällegi on nagu see, et ma rõhutan alati, et kui ka isegi näiteks pannakse mingid soovid kirja kuhugi, olgu see arvutis või olgu see paberkandjal, siis palun öelge ka lähedastel, et need on seal. Sest minu arust veel hullem on see, kui nüüd see lähedane, ma ei tea, 5 aastat peale surma leiab need soovid ja siis vaatab, et oi, et ups. Mitte midagi lentab. Et täitsa valesti tegin ja siis on nagu veel omakorda siis trauma otsa sellest, et ma tegin kõik valesti ja et pigem jah, nagu ma ütleks nii, et on nagu nii ja naa, et vahest on ikkagi ka neid lapsi, ma ütlen siis täiskasvanud lapsi, kes näiteks tahavad enda eaka ema nii-öelda plaanid kirja panna, aga siis jällegi need eakad ei ole valmis. Et see on nagu täiesti seinast seina, et ma ei saaks nagu üldsustada, et ainult üks grupp tuleb ja otsib abi, et tegelikult on nagu seinast seina neid. Aga mida siis, kuidas inimesed oma seda lõppu planeerivad? Kas on mingid selliseid minu vanaema üritab juba viimased, ma arvan, 20 aastat rääkida sellest, et kus see kleit asub ja kus tal on dokumendid ja kuidas asjad käivad ja väga viljakale pinnasele see nagu poegade jaoks ikkagi ei lange, et ta saab siin 97 juba.
et enamasti ongi need, et mis mul seljas võiks olla ja kus mul asjad on ja kuidas te hakkama saate, aga kas on ka mingeid selliseid nagu väga ekstravagantseid või kuidagi sellist huvitavaid soove sinu sellise kokkupuute jooksul olnud? No selles mõttes see pole nagu raske see planeerimine, aga see pigem on nagu see, või kuidas ma siis ütlen, et raske pool on see, et sa istud maha ja sa peegeldad iseendaga seda, et mida sa soovid. Sest kui me nüüd ise nagu mõtleme, kuulajad saavad ka mõelda, et võtta nagu see hetk, et kuidas ma soovin, et mu matus näiteks välja näeb. Et see tundub midagi nii abstraktset, nii kauget, ja kindlasti kõigil tuleb kohe kuklasse see, et et ei, me ei tohi ju selliseid asju, halbu asju mõelda, sest see kutsub ju kurja karja. Et siis tegelikult ongi see esimene, see mahaistumise hetk on see kõige raskem, aga kuskilt peab pihta hakkama. Et tänapäeval tegelikult on nii palju selliseid lihtsustavaid viise, mis nagu aitavad sellega nagu alustada, et alates sellest on vestluskaardid olemas, et võtad kas või enda jaoks neid vestluskaarte. On olemas elulõpuplaneerijad, eesti keeles see nii levinud ei ole, ma ise tegin ka ühe elulõpuplaneerija enda kogemuste põhjal. Ja ma näen ikkagi, et paljud inimesed, et isegi kui nad võtavad see planeerija ette, seal on kohad, et kirjutada, aga nad ei julge kirjutada. Et pigem nad võtavad selle ette ja nad mõtlevad enda jaoks need asjad läbi. Aga jällegi, kui sind ei ole, siis sinu mõtte ikkagi lugeda ei saa, et see peab saama ühel hetkel kirja. Või vähemalt siis võttagi näiteks üks surmakohvikus käinu ütles, et ta võttiski selle elulõpuplaneerija ette oma lähedasega ja nad rääkisid nagu koos läbi selle ja tänu sellele nad üldse said näiteks avastada, et millised erinevad viisid on matuse korraldamiseks, matmiseks ja et ei ole vaja sellist klassikalist kuuseokstest pärga, vaid kui on suvine aeg, miks mitte põllulilli kasutada. Ja nad tegelikult saidki väga ilusad matused tänu sellele, et neil oli võimalus need variandid läbi enne arutada. Ja tänapäeval on ka muidugi arvutis igasuguseid toredaid variante olemas, et võtta sealt lahti, kas inglise keeles leiab neid muidugi tuhandeid, aga ka eesti keeles tegelikult mingid variandid on olemas või lihtsalt võttagi üks variant on siuke nagu surmakaust, kuhu pannagi siis võttagi, ma ei tea, Google Drive'is üks kaust ja panna sinna kõik oma olulised dokumendid, ka pildid näiteks matuse jaoks, et su lähedased saavad neid kasutada ja siis saata näiteks kord aastas enda lähedasele meilile. Et ta ei pea seda vaatama, aga lihtsalt, et kui on vaja, siis on see olemas Google Drive'is see kaust ja sealt saab kõik vajalikku kätte. Jah, mul on just see, et kuna see surm on tegelikult ju nii, mulle väga meeldis üks südamesoovi saade, millega ma ise kaasa tegin hospiitsi osakonnast, kus Keili küsis ühe hingehoidja käest, et aga mis meil on üldse nagu vaja surmast rääkida. Ja siis ta nii armsasti ütles, et surm on ju olemas. Ja tegelikult see sama peegeldus, et tegelikult ju võiks see surmakaust olla ka juba nii-öelda jutumärkides tervetel inimestel tehtud on ju mitte see, et sa hakkad seda tegema siis, kui see maine teekond, see nii-öelda siis see minek on juba nagu tajutav. Aga kas sul on oma surmakaust? See on nüüd siuke piinlik vaikus, eks ole. Kingsepp on ikka ilma kingadeta. No täpselt. Ei, selles mõttes ma ütleks nii, et mul on mingid asjad on alustatud. Ma kindlasti olen üsna vokaalne enda soovides oma lähedastega, ehk siis nemad vähemalt suuliselt teavad. Aga sellega on see, et kui ma olen selles valdkonnas, siis ikka on see, et iga kord jälle ma leian midagi uut ja põnevat ja siis, et võiks seda teha enda matusel või võiks seda, et mulle meeldib see hoopis rohkem. Ja siis tegelikult need soovid muutuvad nii kiiresti. Ja tavainimestega samamoodi, et sul ongi soovid võivad muutuda, et see, mida sa võib-olla 2 aastat tagasi tahtsid, ei ole see sama, mida sa praegu tahaksid. Et sellepärast mul, ütleme nii, et mul on mingid asjad kirjas, aga pigem selline vähene, et võiks olla rohkem. Kuidas sinuga on? Mul ei ole surmakausta, aga ma just tegin Pinteresti lahti, et ideid hakkas tulema. Nagu funeral inspo. No näed. Et kui on nagu retsepti inspo kaust ja kodusisustus ja asjad, et siis võib-olla tõesti peaks Pinteresti tegema ka selle funeral inspo. Ja minul on ka. Selles mõttes on ta ka selline täiesti orgaaniliselt muutuv ja täienev, aga minul on ka täitsa nagu ka sellise nii-öelda siis talitluse mõttes välja kõik nuputatud. Aga
kui sa nüüd mõtled seda Eesti nagu sellist kultuuriruumi, siis samas sul on ju ka võrdlus teiste kultuuriruumidega. Et kuidas see meie surmaga siis meil see suhe on kultuuriruumis? Kas ta on meil on raskem kui? Nüüd peab vaatama, kellega võrrele. Et tegelikult ma võiks öelda, et Eestis on nagu selline muutuse laine praegu nagu tulemas. Et eriti kui me näiteks matuse valdkonda vaatame, siis see on väga muutumas. Et jah, vanasti meil olid kirstumatused, siis tuli turnid peale ja nüüd on veel igasuguseid huvitavaid variante, mida teha enda siis tuhaga. Ja ma näen, et see on muutumas ka selle poole pealt, et paljud inimesed näiteks tahavad elu lõppu pidu, nad ei taha enam matuseid. Et ka selline nagu end of life celebration, et see on nagu ka hästi siuke populaarne liikumine, ehk siis me liigume tegelikult praegu nagu selles suunas, et me oleme rohkem avatud, tänu sellele, et meil ka pole seadusi, mis keelaks neid igasuguseid toredaid asju. Nii et mingis mõttes ma näen, et me hakkame nagu sellest mustast august välja liikuma, aga kindlasti nagu põlvkondade vaheline erinevus. Et vanemad põlvkonnad ikkagi jälgivad neid traditsioone, millega nad on üles kasvanud ja siis need noored nagu tulevad peale oma uute ideedega. Aga ma arvan, et see on üsna paljudes riikides praegu sedasi, et me näeme, et see nagu põlvkondade vaheline nagu siuke erinevus on päris suur. Ja see just kuidagi põrkan siia korraks sisse. Ma just üleeile rääkisin ühe inimesega matustest. Kuna mul endal just hiljuti üks pereliige lahkus, eakas ja sellest samast lahtise kirstu teemast, et tegelikult nooremad enam väga ei taha lahtise kirstu matuseid ja siin ongi kuidagi see, et kas sellised nagu tavad või traditsioonid ka aitavad kuidagi meie leinakäsitlusele, et mida nad siis teevad nagu selle leinakäsitlusega, et kas nad pigem nagu lõhuvad või aitavad sinna mingit seda pehmust just luua. Et kuidas sina seda avatud kirstumatusesse suhtud? Nagu enda isiklikust vaatest ma mõtlen. Eks see ongi maitse asi. Mina nüüd nagu enda isiklikul matusel ei tahaks üldse kirstu, sest mina olen nagu seda suunda, et kohe tuhastamisele, sest mulle ei meeldi ka see protsess, mis sinna ette käib. Ära tundmine praegu. Et mulle nagu isegi meeldi see protsess, et mul hakatakse mingeid aineid veenidesse pumpama, et selleks, et mu keha kauem säiliks ja kõik see nagu tundub minule nagu selline, et see ei sobi mulle, et ma pigem ikkagi tahaks kohe tuhastust. Aga ma täiesti saan aru inimestest, kes soovivad seda kirstumatust, et ma ka käisin nüüd eelmine sügis, käisin ka sugulase matusel. Ma polnud teda juba mitu aastat näinud, eakam lähedane, aga kohe, kui ma nagu jõudsin sinna ruumi, sinna saali, kus ta oli pandud, siis ma vaatasin, et appi, kui ilus ta välja näeb. Et see kuidagi nagu andis mulle rahu, et ma näen teda veel viimast korda peale neid pikki aastaid, kui ma pole näinud 11, aga et ta näeb nii kena välja, et tal oli siuke erkvärviline kleit, et ei olnud ka jälle mingi must või hall, et ja meik oli hästi ilusasti tehtud soeng ja ta nägi kuidagi nii siuke elav välja, imelik öelda surnu kohta, aga ta nägi siuke elav välja. Ja mulle andis see rahu, et siis mul nagu ei ole midagi selle vastu, aga samas ma nagu saan aru, et mõnele inimesele nagu võib-olla ei meeldi see. Ja mul oli vanaisa 2 aastat tagasi oli see kogemus, kus nii-öelda ma olin ta kõrval kuni lõpuni ja see lihtsalt see kontrast, milline on nagu värskelt lahkunud inimene, see kuidagi kergus, see rahu ja siis nädal aega hiljem näed teda võimalikult ka kuidagi ära tehtuna, et see oli lihtsalt nagu öö ja päev ja sealt see kuidagi, et see jättis siukse sellise. Minu meelest see sinu ja su vanaisa lugu, et see on ikkagi kuidagi see on nii ilus lugu, et seda ei tahaks jätta kuidagi jälle uuesti jagamata, et võib-olla sa natukene korra lähed sinna sisse ka, kui see sulle sobib. Jah, no mina olin oma vanavanemate laps, selline klassika nagu tol ajal olid, siis olid juba maavanaemad. Ja
vanaisa oli mul tegelikult muidu ikkagi selline, jagas küll hästi füüsilist lähedust, oli selline hästi mänguline, aga ikkagi kinnine mees, nagu ikkagi tolle aja mehed. Aga me olime hästi lähedased ikkagi selles mõttes ja ma ikkagi väga sagedasti ja eriti veel peale vanaema surma, ta elas üle 10 aasta üksinda, et siis käisime seal ikka väga tihti. Ja tal õnnestus väga kõrge eani elada, et 97 oli, kui ta lahkus. Aga see on, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis see on nagu nii huvitav on näha seda dünaamikat, kui inimene teab, et ta hakkab lahkuma. Et selline pool aastat enne hakkasid tulema väga-väga, kõik see jututeemad, kõik need asjad hakkasid muutuma. Inimene ikkagi otsib endale sellist üht inimest, kes looks selle sükse turvalise ruumi, et kellel hakata kõike välja valama. Ja alguses olid need jutud sellised, ikka seal tuli kõik üles, süüdistamist, kahetsusi. Aga siis kuidagi sellise pehme armastusega astud vahele ja tegelikult sealt et sealt tuli nagu üles tegelikult nii palju ilu, nooruspõlve armastust, kõik sellised asjad. Ja tegelikult mida rohkem aeg läks sinna nii-öelda siis selle maise elu lõpu poole, seda rohkem hakkas tulema tegelikult üles neid lapsepõlve seikasid ja mingi hetk mul oligi siuke tunne, et ma ei räägi enam eakaga, vaid ma räägin selle pisikese poisiga. Ta rääkis mulle ikka ära oma lapsepõlve hirmud, kuidas ta käis karjas, aga ta kohutavalt kartis neid pimedaid metsatukkasid ja mingid sellised tajud tulevad inimesel kõik ülesse. Ja ma nägin ära ka reaalselt tegelikult selle paralleelmaailma, sest et kord istus mul tema jutu järgi mingi punases kleidis naine kõrval, mingid plekktiibadega linnud lendasid meil toas ringi ja ta kogu aeg näitas näpuga igale poole ja mingi, et kõne kadus ära ja sellest pilgust juba saad aru, et ta nagu kuskil on ära, istub tagasi, kuskil on ära. Ja mina selles mõttes, et ta oli siuke hästi tegus ja aktiivne kuni oma viimaste päevadeni, kuniks lõpuks siis ikkagi samm läks väga töntsiks, ta hakkas kukkuma. Ja me tädiga saime aru, et siin ei ole enam nagu pikka teed, et ta ei söönud ka enam. Ja me andsime talle seda turvatunde, me ütlesime talle, et me enam nagu nüüd ära ei lähe. Mina ise samal ajal protsessisin oma keemiaravi, et me käime nagu tädiga üksteise alla. Ja see andis talle mingi turvatunde ja ta jäi praktiliselt päeva pealt voodisse. Ehk siis oligi see tema nii-öelda, tema teekond siis hakkas sealt. Ja 10 päeva ta siis oli nii-öelda siis voodis. Ja mina olin siis see kes, kui ta oli lahkunud, siis ma olin tal veel kaisus tükk aega selle elutu keha juures, mis vaikselt juba jahtus. Ja siis mul tädi tuli üle ukse niimoodi, et kus sa oled? Et see oli tema jaoks nagu niivõrd selline natuke šokeeriv. Et aga minu jaoks oli selline väga püha ja ma olen nagu nii tänulik selle kogemuse eest ja ma arvan, et see ka veel pani mulle endale mingi sellise surmakliki sinna selle pusletüki veel paika. Et sealt tulebki see, et see surm oli minu jaoks armastuse kogemus. No võt siis tõi vahe klombi kurku. Aga ma ei väsi seda lugu kuidagi kuulamast. Iga kord tulevad sealt mingid uued kihid välja ka, kui sa sellest räägid, et aga see on vist väga, ma ei tea, kas see on väga erinev. Kui me räägime eaka inimese minemisest ja me räägime noore inimese minemisest. Et sinul on kogemus tõenäoliselt igas vanuses inimestega või pigem eakad? Pigem eakad, aga selles mõttes, eks selle laste palliatiiviga on ka siit ja sealt nagu kokku puututud, et kindlasti jah, see on nagu teistmoodi see, et just see tunne, et see on nii ebaõiglane, et laps läheb, et kuidas see saab nii olla ja eriti see nagu leppimine sellega, et jah, nüüd see laps läheb. Aga seda on nii ilus näha, kui tegelikult see pere, kus siis on laps, kellel on raske haigus, siis tegelikult nad on ilusti toetatud. Kuna ma käin regulaarselt ka Belgias, siis seal vahest meil on mõned emad on tulnud jagama enda lugusid enda lastest, keda siis enam meie hulgas ei ole. Ja kuna seal Belgias on ka selline süsteem, et neil on
24/7 mobiilne siis laste palliatiivi tiim, õdede tiim, siis tegelikult need samad pered saavad väga hästi nagu toetatud seal kodus, et nende eesmärk on just see, et see laps võiks olla kodus oma keskkonnas ja iga kell saab siis WhatsAppis saab siis see ema või isa saab kirjutada, kui on mingi mure, siis tulebki tiim kohe kohale, et selle asemel, et peaks nagu last hakkama EMO-sse kuhugi viima, et ongi, ma ei tea, hingamisraskused, et selle asemel tuleb nagu see abi koju ja minu arust need on nagu nii ilusad lood, kus tegelikult nagu minnakse nagu nii rahusse sellesse, et ja tuleb ka see nagu leppimise hetk kiiremini kui see, et ollaksegi kuskil haiglas ja siis ootamatult tuleb selle. Et eks see on natuke ikka on erinev, jah. Ja ma mäletan, mul endal tekkis, miks ma ka tegelikult läksin ise mingi hetk hingehoidja vastuvõtule, kuna võib-olla psühholoogi toest jäi mulle kuidagi nagu väheks just selle surma temaatika käsitlusel. Ja siis ma lihtsalt tahtsin teada, et hingehoidja mulle peegeldaks tagasi, et ma ei ole nagu napakas natuke. Ja kuidagi, kui sa jõuad sinna valdkonda, minust sinna nagu käsitlus, et olles ise 4. staadiumi vähipatsient, siis et tegelikult krooniline haigus on ju mõnes mõttes ju ilus viis minna, sest et ta annab sulle selle mingi lisaaja, et sa saad veel asju ära siluda, et muidu meil on ju sõjad, meil on vägivald, meil on kuriteod, meil on õnnetused, inimesed lahkuvad päeva pealt väga traagilistel asjaoludel. Et siis kuidagi krooniline haigus ta annab veel võimalusi. Ja kui niimoodi nagu sinna jõuad, siis tegelikult see kuidagi mul tekkis mingi mingi siuke nagu mingi avardumine. Et aga ongi see, et kuidas ma seda võimalust siis, kuidas ma oma aega ära kasutan, mida ma selleks teen, kuidas ma neid oma suhteid näen, hoian, et selline, aga ma arvasin, et ma olen napakas mingi hetk. Aga siis tuli välja, et ei olegi. Ja selles mõttes, et see ongi, et vahest me peame nagu küsima, eriti lähedastena, me peame küsima endalt, et mida me nagu ootame enda lähedase surmast, et kas me ootame seda, et ta nüüd sõrmenipsust on läinud või me pigem tahame, et oleks seal ees mingi periood, et me jõuame seda kätt hoida, me jõuame kaisus olla. Et arvatakse, et kõige ilusam viis on nagu see Hollywoodi filmis, et me ja ongi kõik, aga tegelikult me tahame ju seda perioodi seal ees, et me jõuame nagu mõttega nagu sinna maani, et nii, nüüd on see käes see aeg, et me lähme, et kui ma võrdlen sünnituse protsessiga, siis täpselt samamoodi. Et kui meil ei oleks seda protsessi, et meil on see tuhud seal enne ja et nagu naine tunneb kehaga, et see hakkab tulema, siis tegelikult oleks päris hirmus, et ühel hetkel lihtsalt sõrmenipsus sul on laps väljas ja kõik. Et muidugi võib-olla lihtsam oleks, aga ikkagi meil on vaja seda aega, et natukene nagu jõuda vaimselt ka järgi sellele, et mis füüsiliselt nagu toimub. Et sellepärast ma pigem ka arvan, et ilusam surm on kui saab surma nõnda nimetada, aga ilusam surm on see, kui meil on antud see aeg sinna ette, olgu see kas või mingi paar päeva. Näiteks nagu minu vanatädi puhul oli, et ainult paar päeva, aga ikkagi, et kui mul oleks olnud toona see info, et näed, et need ongi nüüd need viimased päevad, nüüd ma tean, ma oskan seda hinnata, aga toona ma ei osanud, siis tegelikult oleks olnud see aeg võib-olla palju ilusam meie jaoks. Et meie jaoks pigem oli siuke hirm, viha, segadus, otsid abi igalt poolt, kus vähegi saad. Kuna oli nädalavahetus, siis see kraabiki ukse taga, kus kedagi tööl ei ole. Nii et siis oledki nagu üksinda kõige selles. Aga kuidas Jane või Jane jõudu sinna leppimiseni? Mis... See on, ma kujutan ette, see on jube keeruline küsimus, aga see kuidagi see leppimise teema on väga... Jah, eks see on alistumine tegelikult ju, et sa alistud elule millegile, mida me muuta ei saa. Ja kui oleks üks õige vastus, siis ma arvan, et ma ütleks seda, aga seda ei ole, et see oleneb väga sellest, et millega me proovime leppida, kas sellega, et lähedane läheb ära, kas me proovime leppida ka sellega, et meil ei ole tulevikku temaga koos enam, näiteks kui läheb noorem inimene, või me proovime leppida sellega, et milline meie elu nüüd on, kui seda inimest seal ei ole enam. Ehk siis see on väga erinevad nagu kihid, millega me peame leppima, et sellesse nagu tasuks süveneda, et mis on see, mis mul nagu vajab seda lepitust. Jah, vaata, ma kuulan, mõtlen, mis me oleme praegu rääkinud. Siin ongi 2 poolt, isegi 3 kuidagi.
tasandid praegu minu jaoks, et üks on see lähedased, kes jäävad maha, nende lein, kõige sellega toimetulek, teine pool on ikkagi see mineja ise ja tema jaoks kogu leinaprotsess tema enda kontekstis on ju. Ja seal ma arvan, on see erinevus ka just, et kas sa oled eakas inimene, kelle aeg on tulnud versus noor inimene, et kõiki neid asju peaks, mulle tundub nagu natukene eraldi korra mõtestama ja käsitlema, siis ja rääkimata siis veel sellest, kui peab täitsa laps minema, et aga peaasjalikult siis, kui ma nüüd õigesti aru saan, sa tegeled ikkagi lähedastega, mitte nii väga inimeste endaga, kellel on aeg minna. Jah, pigem lähedastega, aga ütleme nii, et kui ma nagu alustasin selle surmatuula tööga, siis ma nagu tahtsin väga olla nagu see, kes läheb ja hoiab kätt sellel surivoodil, nii nagu ma nägin, et Ameerikas asi toimib, siis tegelikult reaalsuses tuled Eestisse, et eestlased ei tea midagi palliatiivist, nad ei isegi oska unistada, et näed, et võiks olla kuidagi teisiti, võiks olla rohkem infot, me saaksime kodus toetada rohkem. Seega lõpuks ma olen ikkagi nagu surutud sinna kohta, et näed, et sa pead enne tegema hästi palju õpetamist, teavitustööd, et üldse need inimesed jõuaks sinuni, et nad oskaksid nagu mõista seda, et näed, võiks olla asjad paremini. Et paljud arvavad, et nii on ja kõik, et ongi, saadan arstid tegelevad ja kõik, et see on nagu see suur probleem, mis meil praegu ju väga paljudes riikides on, et surm on kogukonna sündmusest saanud meditsiinisündmuseks, et me ei näe üldse nagu, et meil on mingit võimu või otsustus nagu võimet selle üle, et milline see lõpp on, et pigem arvatakse, et see on paratamatus. Aga kui sa, Pille, seal hospiitsis vaata ju käisid ka, seal oli eraldi ka veel see tuba vist tehti perele äkki hüvasti jätmiseks, et kuidas meil näiteks Tartus on, et sul on see Tartu poolega vist rohkem kokkupuudet, et seal see kuidagi elu lõpu toetamine mingil kujul ju on või ei ole üldse? Et keegi tuleb ja hoiab kätt sul? Ikka on, jaa. Aga ongi hingehoidjad või mis roll see on seal? Hingehoidjad, mina ütlen ka seda, et hospiitsis töötavad õed on täiesti teine universum, nad on hoopis teine õega natuur ja karakter, mis on tavahaiglas. Et mina paneks nad sinna hingehoidjatega enam-vähem peaaegu ühte patta. Aga jaa, selles mõttes, eks see ongi Eestis on tegelikult see palliatiivravi on nii uus, ikkagi nii-öelda riiklikul tasandil ja mina puutusin seal sellega kokku üldse, et kuna ma õppisin kogemusnõustajaks koos ühe imelise naisterahvaga, kes töötab õena seal hospiitsis. Ja nemad on sellised hästi aktivistide punt ja kes seal joonistab ise oma pilte uste peale ja kes kasvatab maitsetaimi, et seal basiilik nurgas lõhnaks ja kes toob soolalambi sinna, et palatis oleks hubasem valgus, et nad on nii ihu ja hingega seal teemas sees. Ja siis arvasin, et ma võiksin neile midagi sinna joonistada. Ja käisime koos seda ruumi ja seda osakonda seal vaatamas. Ja minu jaoks on see on siuke, kui muidu võib tekitada õudu, mul kodus ka rääkis, et ma lähen hospiitsi, siis enam-vähem ongi see, et saad mingi energia omale sealt külge või vaata, et oled ikkagi need surijad või lahkujad, et kuidagi ma ei tea, miks meil sellega selline suhe on. Aga minu jaoks oli see nii püha osakond. Seal on kuidagi inimesed on ka nagu päris ise, seal ei ole ju enam mitte mingeid maske. Aga loomulikult minu puhul oli see, mida ma arvan, et iga inimene, kus sektoris ta parasjagu toimetab, võikski mõelda, et näiteks ongi, et kui ma seda hospiitsi, mina mõtlesin ise, et kui ma ise oleksin siin voodis, mis ma tahaksin, või kuidas ma kujutaksin seda ette, kui palju me mõtleme iseenda surma peale või üldse, et kus inimesed tänapäeval surevad, on ju. Et selle peale ma ka üldse ei mõtle. Aga jah, seal Tartus selles mõttes, et nad üritavad hoida seal ka sükest hästi mõnusat privaatsust. Nad tagavad selle, et see lähedane saab olla võimalikult palju juures. Neil on eraldi ka pärast siis nii-öelda lahkunuga selline nii-öelda hüvastijäturuum ja selline
hoitud olemine ja nüüd ta sai siis Südamesoovi saatel sellise väikse refreshi ka nii-öelda siis kujunduse näol, aga põhiline on ikkagi need inimesed, kes seal tööd teevad, et nemad on need sillad. Ja selles mõttes selle palliatiivosakondadega samamoodi, et mida ma välismaal olen näinud, jälle saan seda Belgia näidet tuua, sest seal on nagu asi väga kaugele arenenud võrreldes Eestiga, et me küll lähme õiges suunas, jällegi ongi väga hea näide, ongi Tartu Ülikooli Kliinikumi hospiits. Aga Belgias ka ma nägingi, kuidas on isegi sellistes suurtes ülikooli haiglates, et vaatad küll, et nii siuke haigla ikkagi, et kui kodune saab see olla, et inimesed sinna tulevad surema. Ja siis see oligi siuke suur ülikooli haigla hoone ja läksime siis mingi, ma ei tea, kas see oli 12. korrus, siis see kõige kõrgem ja sa astud sisse ja see nägi välja, nagu sa läheksid hotelli põhimõtteliselt. Et ta oli nii hubane, kodune, siis väga paljudes osakondades on seal suitsuruum, sest belglastel on see komme ja nad ei hakka ka võõrutama kedagi elu lõpus, pole mõtet, ehk siis inimesed saavad seal suitsul käia. Siis seal ongi tavaliselt on niisugused elutoad, kus saavad lähedased olla, kööginurk, ehk siis seal on väga palju ka sellist ühist ala, kus saaks nagu koos aega veeta peale siis nende tubade. Pluss siis näiteks selles osakonnas ka räägiti, et on nendel, ma ei tea, kas mingi üle päeva käib üks baarmen oma kärukesega ja siis teeb kokteile, alkohoolseid siis. Ja jällegi, me oleme elu lõpus, miks mitte siis võtta üks šampanja või viski klaasiga, et miks mitte, et miks me peame seda keelama. Aga jällegi, me peame kui me realistlikult poole pealt vaatame, siis miks me ei saa seda teha tavalistes haiglates, miks me ei saa panna taimi, ongi igasugused reeglid, kõik peab olema hästi puhas, alkoholi ei tarbi haiglas, täiesti aru saada. Kuigi kas see infektsiooni osakond peaks just seal nii väga oma tööd tegema, on ju? No just, et sellepärast ongi, et need, kes on nagu hospiitsid ja välismaal on siis ka nagu palliatiivravi osakondas, nendel ongi eraldi load selleks, et nad võivad teha selle osakonna hubasemaks ja seda peaks ka nagu ära kasutama seda võimalust, et ei pea olema selline 4 valget seina ja võib-olla on heal juhul on mingi maal on seinas ja aken, millest tegelikult patsient isegi välja ei näe, sest ta ei ole oma poodis, nii et ja see oli üks see, mis ma mäletan, alguses õed käisidki välja selle plaani, et ei oleks mitte palat, vaid on tubamets, tuba aas, tuba taevas, et siis on erinevad loodusfotod nagu ja patsiente saab siis nii-öelda tubade vahelt siis nagu nii-öelda nihutada, et ja imelised loodusfotod sinna suured seintesse said, et ei oleks see tühi sein, on just loodusega resoneerub iga inimene, absoluutselt iga inimene, et aga see on üleüldse kuidagi jälle see erandite tegemise võimekus tervishoius ju ka, et kui on haigla, siis on haigla, kui on tervishoid, siis on tervishoid, valged seinad, õhulisus, puhtus, steriilsus on ju. Et aga praegu meil ju Eestis on see palliatiivravi reform ju käsil, et laste palliatiivravi on praegu eraldi fookuses veel, aga tegelikult praegu võib-olla on väga hea aeg, kus ka tulla nende värskete mõtetega ja ettepanekutega, et mulle tundub, et seal ongi vaja sellist jälle kuidagi nagu pealehakkamist vedurit, kes julgeks küsimärgi alla võib-olla seada seda, et kuidas me siiamaani oleme siis toimetanud, on ju. Et ma lihtsalt, mul tuli siin vahepeal mitu mõtet sellega, et see mehhiklaste mis on see Dia de los Muertos. Just, täpselt. See üks multikas Koko multikas puhutalt meeldib. Ka meil lemmik. Et iga kord, kui ma seda nagu olen vaadanud, siis ma mõtlengi, et issand, et miks nagu see oleks, see on nii ilus, mulle nii väga meeldib see kuidagi mõte sellest päevast ja see, et sa nagu võib-olla ka usud millessegi ja kuidagi me tähistame seda ikkagi, et meil on olnud erinevad põlvkonnad ja inimesed, kes on ära läinud, aga nad on jätkuvalt ju meie pere, et see kuidagi, ma ei tea, mulle nii väga meeldib ja tegelikult lastega koos ka vaadata seda filmi, arutleda selle kõige üle, et see oli nagu üks asi, mis mulle meelde tuli ja teine, mis mul tuli meelde Instagramis on üks selline influencer nagu Hospice Nurse Penny, kellel on 529 000 jälgijat
ja kes teeb selliseid toredaid klipikesi sellest, mida tähendab olla õde hospiitsis ja toetada inimesi, et ja vahest on need videod ikka sellised, et inimene, kes on üsna temaatika kauge, ta kukub lihtsalt tooli ääre pealt maha, seepärast see tundub tema jaoks ikka midagi enneolematut. Aga see on jälle täpselt minu jaoks kuidagi see, et me toome selle täiesti normaalse elu osa, mida me tihti enne ei näe, kui me oleme selles kohas, kus keegi meie lähedane seal on või kui me ise sinna jõuame. Me toome selle kuidagi nagu jälle valguse kätte, et see on hästi nagu oluline minu meelest, mida ta teeb, et kas sa ise ei ole mõelnud selle peale, et võib-olla ka väikest viisi sisuloojaks hakata? Ma arvan, et ma ei ole piisavalt nuti inimene, et sellist asja teha, et ma olen kuidagi natukene vanakooli moodi, et ma nutikellad igasugused, et mul on nagu kuidagi nagu pigem nagu hoian eemal, et ma tahaks ikkagi nagu sellist tavalist suhtlust, aga ma olen natukene nagu proovinud küll, sest ma näen, et tegelikult inimestel on vaja seda, et keegi nagu teeks need teemad lihtsamaks, et see ei oleks nii raske ja et olekski just nagu seda šoki hetke, et me saaks selle šoki hetke natuke ettepoole tuua, et näed, et sa oled näinud juba midagi või sotsiaalmeedias selle moodi. Aga ma arvangi, et seal on nagu see, et Penny nagu teeb seda Ameerikas, kus ongi täiesti teine kultuur just, et kui ma hakkaks seda Eestis sarnast tegema, siis ma arvan, et võib-olla nagu alguses oleks nagu inimestele, et jess, et äge, aga siis mingi hetk on nagu see, et kuule, et äkki aitab, et natuke liiga palju. Et siin vahepeal oli see kampaania, ma nüüd ei tea, kes see oli, kes tegi ka mingi Vikati meeste kampaania. No see oli suvel ja see mingi ära joo. Jah, mingi video tantsisid seal jaanipäeval. Jah, just. Anna surmale vaba päev. Just, Anna surmale vaba päev. Et selles mõttes see oli nagu jällegi süke, et korraks on nagu täiega äge, et äge marketing tegelikult, aga siis nagu mingi hetk natuke et aitab, et ma arvan, et Eestis oleks üsna samamoodi, aga kindlasti mingi sellise kuldse kesktee nagu võiks nagu leida, et ikkagi avada seda teemat inimestele ilma, et see peaks nii raske olema. Sest tegelikult on ju näha, et tegelikult inimesed ahmivad, kui anda neile see teema tuua nii-öelda peopea seal kätte, eks ju, et on ju olnud ka siin meil erinevaid surmakohvikuid, mis on olnud täiesti saalid täis. Kristen Prii tegi 2 aastat tagasi suvel Sanna kultuurimajas ühe imelise õhtu, kus oli saal täpselt samat moodi puupüsti täis. Et tegelikult mulle tundub see, et samas kui me niimoodi meediat või kõik võtame, siis see surm on meil ju iga päev, me loeme, näeme, aga mis kujul ta on, eks ju. Et jah. Okei. Aga tead, ma nüüd hakkasin mõtlema selle peale, et meil on käinud siin läbi 2 mõistet, palliatiiv, hospiits. Mul on tunne, et Eestis täna me oleme olukorras, kus palliatiiv juba võrdub hospiitsiga, ehk siis inimestel tegelikult ei ole mul endal samamoodi, kuniks ma sinna nüüd nagu rohkem olude sunnil sisse pidin minema, et ma polnud kuulnudki isegi palliatiivi sõnast kunagi. Et aga mingi värk on, et inimesed, kui kuulevad sõna palliatiiv, siis see tähendab juba, et sa oled minekul ja on kõik, aga tegelikult täna me ju palliatiivravi alla loeme ka kõik need igasugused rehabilitatsiooni ja toetavad tegevused. Ka mina olen palliatiivravi ametlikult. Ja ka mina. Te mõlemad. Täpselt. Just. Aga et sellest võib-olla natukene äkki mõtestaks seda veidi lahti, et meie kuulajad ka siis seda sõna hullult teeks mõisteid veidi selgemaks. Palliatiiv on tegelikult nagu hea asi. Või kui sa ise seal oled võib-olla. Okay. Nii, räägime siis, mis asi on palliatiivravi. Ja nüüd mu tudengid teavad, kes on mu tundides käinud, teavad, et mul on see üks slaid seal, kus on kõik see lahti seletatud, need erinevused ja siis seal on suurelt, et palliatiiv ei võrdu hospiits ja palliatiiv ei võrdu elulõpuravi. Ehk siis need on üks osa sellest, aga see ei ole sama. Et kõige levinum nagu mudel, mida kasutatakse, on see, et meil on see suur pall ja see on palliatiivne ravi. Sinna alla käivadki siis kõik haiged, kes on sellise haigusega, mida enam ravida välja ei saa. Sinna alla käivad tegelikult ka kroonilised haiged, seal hulgas siis diabeedikud näiteks. Nii et me saame kõik mõelda, kellel on nüüd diabeedi diagnoos, siis tegelikult te olete palliatiivsed patsiendid. Aga pigem on siis see suunatud sellesse faasi, kus see haigus on siis juba hakkab nagu jõudma ägedamasse faasi, et see mõjutab rohkem siis meie elu. Ja siis sealt edasi see väiksem pallike selle palliatiivi palli sees ongi siis elulõpuravi, mis ongi tegelikult selline aasta 6 kuud.
ja siis omakorda siis selle palli sees on siis hospiits, mis ongi need viimased elunädalad. Ehk siis palliatiiv on see suur, aga muidugi ongi see, et kui paljud esiteks teavad, et nad on palliatiivsed patsiendid ja kui paljudeni see jõuab. Et Eestis me oleme ikkagi praegu veel selles vanas mudelis, kus palliatiivini jõuavad need, kes on juba siis lõpusirgel tegelikult, kes ongi elu lõpuravi saavad. Aga ideaalis me nagu sihime sinna poole, et kui inimene saab raske diagnoosi, olgu ka siis näiteks vähidiagnoos, siis tal oleks juba see kontakt palliatiivimeeskonnaga, sest palliatiivimeeskond saab aidata nende asjadega, mida võib-olla raviarst aidata ei saa. Näiteks ongi, et sul on sotsiaaltöötaja kõrval, sul on suhtlus hingehoidjaga, sa saad psühholoogiga rääkida, füsioterapeut, et kõik see tuleb tegelikult palliatiivi poolt nagu sisse, et mina näen, et see, kui inimene saab väga varakult palliatiivi nii-öelda selle sildi nagu külge, siis see on pigem nagu sükke nagu, teagi, kuidas seda nüüd hästi sõnastada, et see on pigem nagu midagi väga head ja sul on nagu, jah, just, et see on nagu, sa oled nagu prioriteetne, et näed, et sinu eest hoolitsetakse, aitäh, kohe eriti hästi, et sul ei ole ainult see raviarst seal taga, aga sul on veel terve meeskond taga. Et jah, aga praegu jah, kuna me oleme selles etapis, kus see on pigem süke elu lõpu inimeste teema, siis sellepärast tuleb ka see stereotüüp, et palliatiiv on hospiits. See on see trumm ju, mida meie ka taame, et ja mida tuleb onkoloogika kogukonnast ju kogu aeg välja, et kõige rohkemaid inimesi puudutavad väljakutsetena meil riigina ja tervishoiusüsteemina ongi seotud tegelikult selle palliatiivse toega. Et sotsiaalpsühholoogilised või psühhosotsiaalsed, kumba pidi see nüüd oli, ma ei mäleta. Teenused, teemad, tugivõrgustik, et see kõik on kuidagi nagu pilla-palla laiali ja inimesed, nad isegi ei tea, mida nad ei tea ja milleks neil tegelikult on õigus ja võimalused olemas. Et meie oleme siin ka ikkagi missioonil, kuidas need teemad loogilisemalt kokku tuua ja et patsient ei peaks olema see, kes siis kuidagi hakkab seal nüüd mingisugust orienteerumismängu mängima, et kõik need pühade munad sealt kuskilt põõsast pealt kokku korjata ja korb täis saada, et tal nagu hea oleks olla, et kuidas, kas sa oskad tuua võib-olla mõne teise riigi näite ka, et kus see süsteem on kuidagi väga hästi kirjeldatud või korraldatud? Belgia, ma nüüd kordan ennast, aga lihtsalt kuna mul on Belgias nii palju kogemusi, siis tõesti seal kindlasti on ka oma puudujääk, aga ma näen, et seal on see, ongi nagu selle mudeli järgi, kuhu me nagu Eestiga ka pürgime see, et kui tuleb diagnoos, siis kohe on sul ka see palliatiivimeeskonna kontakt olemas, et ei ole seda, et pärast. Ja kuna ka Belgias on siis eutanaasia lubatud, siis on ka see, et need teemad näiteks sellele, kas sa soovid eutanaasiat ühel hetkel, tuleb tunduvalt varem. Isegi kui inimene võib vabalt veel 30 aastat elada, aga tal on see vestlus peetud. Ehk siis kui siis see tuleb aktuaalseks, siis on juba nii-öelda eelnevad asjad räägitud, arst teab, mida tegelikult patsient soovib ja ta saab ka siis selle järgi minna, sest alati ei ole võimalik ka selle patsiendil enda soovi väljendada siis, kui neil ilus. Aga äkki sa natukene räägid veel ka sellest, kas seal on ka näiteks mingid siis koordinaatorid või kuidas see nagu välja näeb, et sind suunatakse siis kohe ka palliatiivi poole, sa saad ülevaate, kas sul ongi siis kellegagi selline kokkusaamine, nõustamine, kuidas see nagu veel natukene veel detailsemalt ja mis need teenused ja võimalused seal siis ka on näiteks? Palliatiivravimeeskond toimib tavaliselt natuke teistmoodi, kui me mõtleme võib-olla mingi muu osakonna meeskond. Esiteks, seal ongi sul, nagu nimi ütleb, meeskond, interdistsiplinaarne, mis tähendab sul on erinevate erialade esindajad seal. Ja nemad pakuvadki seda terviklikku, ehk siis holistilist siis abi. Ütlesin õige sõna. Jaa, tuli ära. See on tegelikult see, jah. Just, et ja sellepärast, et kui ma nagu kiirelt selgitan, holistiline ongi siis see, et meil ei ole ainult inimese füüsilised vajadused, mille järgi me hoolt kanname, vaid on vaimsed pluss sotsiaalsed pluss siis sellised hingelised, eksistentsiaalsed ja sellepärast meil ongi vaja meeskonda, sest me ei saa eeldada, et arst oskab kõike seda teha. Väga imelik on see, et me hakkame seda terviklikku pilti käsitlema elu lõpus on ju. Just. Aga sedasi tavaliselt palliatiivravi meeskonnad toimivad ja enamasti ongi siis sellel meeskonnal ka juhtumi korraldaja
ja ütleme nii, et nii palju, kui ma olen näinud, siis väga harva on arst selleks. Ehk siis jällegi, nagu me oleme harjunud, et ikkagi, kui me läheme osakonda, siis arst ja siis tulevad kõik teised järgi, aga enamasti juhtumikorraldaja on ka näiteks õde. Et sellepärast ma ka ütlen enda tudengitele, et kui te tahate karjääri teha, siis ja sa olla nagu nii-öelda sellisel juhtival kohal, koordineerija kohal, et siis palliatiiv on nagu hea koht, kuhu nagu karjääri minna tegema. Sest siis ongi see koordinaator või navigaator või noh, kuidas iganes siis tänapäeval öeldakse, tema siis ongi see, kes nii-öelda on selleks pidepunktiks nii siis selle patsiendi lähedaste vahel kui ka siis selle meeskonna vahel. Et ei ole nii, et näed, et meil on vaja midagi teha, keegi minge ja tehke, vaid on nagu konkreetselt, et näed, see läheb sinu pärusmaasse, et ei ole nii, et sotsiaaltöötaja peab minema jalga siduma. Ja patsiendil on üks kontaktisik, on ju, kelle poole ta saab alati pöörduda, ei istu need kirjad selle arsti postkastis, vaid tegelikult koordinaator vastavalt vajadusele jagab laiali. No, meil Eestis praegu on ju ka, ongi diskussioonid selle ümber, et kas me peaksime selle koordinaatori rolli vähikeskustesse looma ja kas see peaks olema õde, kas see tegelikult ei pea olema meditsiinilise väljaõppega nagu põhjaliku kooliharidusega inimene, vaid et piisab sellist mingist täiendõppest ja tegelikult olulisemad on need sotsiaalsed oskused ja just see koordineerija selline võimekus. Et kuidas sulle tundub, et kas see meditsiini nagu haridus seal all on tingimata vajalik või tegelikult me võiksime neid inimesi leida ka ilma sellise meditsiinikooli läbikäimise eelduseta, sest õdesid on meil niigi vähe? Jah, see ma arvan, et oleneb ka sellest, et kui palju neid patsiente on. Et kui neid patsiente on palju, siis kindlasti aitab kaasa see, kui sul on mingi taust olemas, kas või kogemustaust, et sa oled selle teekonna ise läbi teinud. Sellepärast väga raske on muidu sorteerida, et kes kuhu peaks nagu minema, et muidu on nagu suht eksinud tunne. Et jah, nii ja naa, et ma praegu pigem olen seda meelt, et peaks olema õde koordinaatoriks või keegi teine, siis näiteks ka juhtumikorraldaja võib olla ka psühholoog, ühes haiglas ma nägin, oli psühholoog, mis on ka jällegi väga hea, et see, kes juhib nagu seda tiimi, on nagu psühholoog, et siis toetatakse ka üksteist. Aga ma arvan, et kui meil ei ole mitte midagi, siis parem on siis see inimene, kes ei ole meditsiiniharidusega, kui see, et meil ei ole kedagi. Et see peaks olema päris välistatud, on ju? Just, jah, sest näiteks Eestis väga hea näide, mis siuke nagu projekt, mis liigub selles suunas, see ei ole küll palliatiivne, aga on nagu üldine, on paikprojekt, mis tuli Viljandist ja nad on ka nüüd vaikselt nagu katsetavad erinevates kohtades ja tegelikult nende eesmärk ongi see, et tuua nagu ühte süsteemi, kus ongi see koordinaator ja siis on ühes nagu süsteemis on olemas siis kõikide arstide info, ehk siis patsient ei pea nagu ka selgitama igale arstile või spetsialistile uuesti üle, mida talle eelmine kord räägid, et on selles mõttes, me liigume sinna suunda vaikselt ja ma loodan väga, et ka riik nagu toetab seda paikprojekti, et kui selle saaks toimima, siis ma arvan, et väga palju ka eakad oleks palju paremates oludes. No see on see üks asi, et kui meil õnnestuks see tuua sisse ka vähipatsientide mõistes kõiki 3 keskusesse ja siis on veel need kohalikud tasandid, et see oleks, ma arvan, patsientidele ikkagi väga-väga suur võit, millest edasi tõenäoliselt hakkab ka igasugused muud arengud pihta, sest kui sulle tekib ikkagi juba meeskond, palun. Okei. Aga ma tuleks korra siia algusesse tagasi. Sa rääkisid, et sa oled stand-up koomik. Alustab. Aga räägi natuke sellest ja räägi ka sellest, kas sa puudutad ka surma oma koomikukavas esinemistel nii-öelda? Või millest sa sinu koomiku... Millest sa räägid? Jah, just. Millest räägin? Praegusel hetkel ma olen jõudnud sinna, et ma räägin surmast, aga see tuli nagu kaugemalt, et mingis mõttes jällegi kõik on surmaga seotud. Et kui ma hakkasin esimesi koolitusi tegema surma teemal, siis mõned koolituspäevad on reaalselt 8 tundi. Ehk siis see on väga pikk päev, kus rääkida väga rasketest teemadest. Ja ma sain üsna kiirelt aru, et kuigi mulle väga meeldib avalik esinemine, ma teen seda üsna hästi, siis mul on vaja mingeid lisaoskusi, et ka need vaesed, kes mind kuulavad, et nad ka peaksid vastu selle 8 tundi.
ja siis ma otsustasin ka avalikku kõnelemist hakata õppima, tegin seda veebis ja seal meil oli siuke hea grupp, kellega me siis harjutasime igasuguseid erinevaid ülesandeid ja üks tagasiside, mida ma kogu aeg sain, oli see, et mu hääl on liiga monotoonne ja ma olen ka nagu üleüldiselt näoilmed ja käed ja kõik, et ma olen väga selline monotoonne, ütleme nii, eestlaslikult monotoonne. Ja ma olin täitsa hädas, sest ma proovisin igat pidi, ma proovisin ennast nagu välja suruda kuidagi, et teen midagi huvitavat, aga see kuidagi ei tahtnud mult välja tulla. Ja ma hakkasin väljaspoolt siis otsima mingit sellist lahendust, et mis oleks nagu hea väljakutse, mis aitaks mul endast nagu selle, ma ei tea, monotoonsuse siis maha lülitada või kuidagi. Ja ma tuttav sellel hetkel just oli alustanud siis Valencias stand-up komöödia avatud mikritega. Neil oli esimene just tehtud ja siis ma nagu küsisin talt, et mis ta arvab, kas see võiks nagu aidata äkki. Ja ta ütles, et absoluutselt, tuleks nagu nii öelnud, et tule ja tee. Ja ma otsustasingi, et ma proovin. Enne seda esimest esinemist ma muidugi suutsin 10 korda ümber mõelda ja tema muudkui pidi siis jälle mind nagu uuesti nagu reale saama, et tule ikka, see ongi normaalne, et sa tunned ennast kehvasti ja see võib-olla lähebki kehvasti, et pane nagu ootused väga madalale. Ja kui see lõpuks tehtud sai, siis tegelikult see läks nagu üle ootuste hästi ja isegi inimesed peale show'd tulid nagu mulle mind kiitma ja ütlema, et oi kui äge oli. Ja siis paratamatult kui ikka juba kiita saada, et see nagu jätkas veel, just, siis ma nõnda jätkasin kuni siis selleni, et ma hakkasingi liiga mugavalt ennast tundma, et ma tegin siis toona, ma alustasin selliste materjalidega, et kuna publik on enamus välismaalased, siis teeki selliseid nalju, mis neid kõnetavad. Aga siis, kui ma liiga mugavaks hakkasin muutuma, siis ma sain aru, et okei, nüüd on nagu aeg mingi selline väike siuke level up teha, et ma ikkagi nagu areneks edasi, sest ma nägin, et tegelikult mu avalik kõnelemine ka läks palju paremaks. Ma näen, et ka koolitusel osalejad naudivad seda rohkem, seda kuulamist, et ei ole nii siuke nagu tüüpiline selline vana härra räägib kuskil nõnda vaikselt sellest surmateemast, et ja siis ma tegingi selle muudatuse ja see oli tohutult raske tegelikult, sest ma ei osanud nagu panna ennast sellisesse kohta, et näed, et teema, millest sa kogu aeg räägid, aga nüüd sa pead naljakas olema ka. Et see oli nagu kuidagi eriti raske minu jaoks minna nagu sellele nii-öelda tasandile. Aga tegelikult läks hästi ja ma avastasin midagi nagu täiesti uut enda jaoks see, et kuidas laval olles mul oli nagu võimalus nagu viia see kuulaja sellisele nagu emotsionaalsele teekonnale, kus ühel hetkel sa naerad, teisel hetkel sa oled hästi siuke mõtlik, siis sa jälle naerad, siis võib-olla vahepeal nutad ja siis ma proovin alati ikkagi naeruga lõpetada, et kedagi nagu katki teha ei taha hingeliselt. Aga mulle nagu väga meeldis see ja ma nägin, et ka nagu kuulajad publikus ka nagu, nad väga nagu nautisid seda ja nad tundsid, et näed, et lõpuks, et keegi räägib nendest asjadest nagu niivõrd vabalt ja paljud tulid jagama enda kogemusi, nii et jah, nüüd ma olen siis siia jõudnud. Tuleb sul praegu puusalt midagi? Ütleme nii, et kuna ma teen nalju tavaliselt inglise keeles, siis eesti keeles on väga raske, et mul küll täna õhtul seisab ees esimene eestikeelne etteaste, nii et ma olen isegi rohkem närvis, kui ma olin enne oma esimest stand-up etteastet, nii et ma ei tea, midagi nagu eesti keeles teistmoodi, et kuidagi see, mis sõnu me kasutame ja mis sõnad meil üldse on olemas surma kohta, et see on nagu nii teistsugune ja sellepärast mul ongi, et ma isegi ei kujuta ette, kuidas see tänane õhtu mul läheb, et siis, kui on see podcast üles läinud, siis olete näinud, et kuidas läks, et kas jäin ellu või mitte. See on olnud sama dilemma. Ja vähiga on täpselt sama käis, et eesti keele sõnavara lihtsalt ei võimalda sellest teemast rääkida kuidagi mõnusalt avatult. Mõtleme siin vahepeal uudissõnu välja. Just. Ongi väga raske, et inglise keeles kuidagi on nii palju vabam ja seal on ka väga palju selliseid sõnu, mida sa saad, kui sa kirjutad nalju, siis ongi, et sul on vaja sõnu, mis on nagu mitmesti mõistetavad. Miksida. Just, ja see on nagu see koht, kus nagu tuleb see nali sisse. Aga eesti keeles pole väga palju neid, et siis mul oli nagu tõsiselt raskus, et ma ei saanud ka isegi tõlke neid materjale, mida ma muidu inglise keeles tein, ma ei saa neid tõlkida eesti keeldes, see ei toimi lihtsalt. Nii et jah, et see on praegu väga algusfaasis, aga mul on hea meel vähemalt näha, et ka Eesti koomikud tegelikult on nagu vaikselt nagu sinna poole minemas, et Mikael Meemaa tegi just
mõnda aega tagasi enda täistunni ma nüüd ei mäleta seda nime, Peaingel Mikael äkki oli pealkiri ja see täistund oli ka YouTube'is üleval ja me tegime ka artikli sellest, et kuidas ta nagu jõudis selleni, et mul on nagu hea meel näha, et tegelikult see nagu läks rahvale väga hästi peale, kus ta räägib seal matustest ja usust ja kõigest sellest, et tundub, et me nagu hakkame sinna suunda minema, et võib-olla varsti on see popim. Et ikkagi meil on lootust, et sa tulevad mingi hetk Eestis ükskord tuurile. Kas sa Stuart Johnsoniga oled ka kokku puutunud Comedy Estonia üks minu teada loojatest? Ei ole, mul ei ole üldse Eesti koomikutega kokku puudet. Aga Stuartiga võib-olla ka, ma lihtsalt rääkisin suve alguses temaga, tal endal oli munandivähk ja ta tegi sellest isegi komöödiafilmi, mis ka ei maandunud võib-olla oodatult hästi tema enda sõnade järgi. Ja siis ta selle ümber püüdis ka teha oma selle vähikogemuse ja surma ja kõige selle üle ka nalja. Siis ta ütles ka, et nagu lihtsalt saalis inimesed nagu nõup. Et aga üks tähelepanek, mis tal oli see, et kuna saalis ei olnud vähidiagnoosiga inimesed, vaid olid terved inimesed, et siis neil oli seda väga raske vastu võtta. Tõenäoliselt, kui ta oleks meil nüüd Onkofestil esinenud, siis ma arvan, et need naljad oleks oluliselt viljakamale pinnasele langenud, nii et kusjuures Eestis oli ju nüüd see porgand ka, see projekt ka, mis siis vaimne tervis on nagu porgand või midagi sellist, kus siis ka ju kas kinoteatri need koomikud võtsid grupi täiesti tavalisi inimesi, õpetasid neid nalju kirjutama vaimse tervise teemadel ja siis nad käisid ka tuuril, et ma isegi ei jõudnud sinna, aga ma tean jälle, et meil on vähikogukonnas, onkoloogika kogukonnas üks naine, kes õppis. Et mulle tundub, et me saaksid juba siukse nagu ägeda line-upi kokku, et kui sa nüüd tuled uuesti, et äkki teeme, lõikame välja, võite juba hakata pileteid broneerima. Et kui te väga tahate, et me selle ära teeksime, et siis pange nüüd neid pöidlaid ja kirjutage siia kommentaaridesse, et siis hakkame survestama neid imelisi inimesi. Ja ma arvan, et mul endal, mul praegu on küll täistund on kirjutamisel, aga jällegi inglise keeles aga ma arvan, et see on nagu väga selline hea koht, kus nagu tõesti seda teemat avada inimestes. Ma näen, et inimestel on vaja seda, et vahest nagu teeks nagu nalja selle üle, et isegi nagu matustel, et tihti inimesed tunnevad seda survet, et naerda ei tohi ja et muidu keegi kuri tädi vaatab sulle otsa, et ei tohi. Et ma näen, et inimestel on vaja tegelikult seda nagu seda väljaohet, et lõpuks nagu on nagu kergem. Jaburaid nalju. Mul tuleb kohe mu sõbranna Triin meelde. Triin, tšau, tervitan. Triin oli see, kes ikka ta saadab mulle vahepeal mingid lollakaid meeme ja siis mul oli 2 aastat tagasi ravi oli pooleli ja siis ta saatis mulle ühe pildi, kus oli ka ingliskeelne tekst, aga eesti keeles ta kõlaks umbes nii, et kui sa vahetult enne oma surma neelad alla need popcorniterad, et siis sinu kremeerimine on eepiline või nagu, et plaksude saatel oli, et Just. Et ega ma arvan, et eestlastele must huumor väga meeldib ja nad tegelikult ootavad seda. Aga koomikutena on üsna raske olla laval nii, et sa ei saa nagu reaktsiooni vastu, et võib-olla eestlased isegi nagu sisemilt on nagu naeravad täiega tappi, nagu nii naljakas oli ja siis aga nagu näost ei tule nagu see välja ja siis koomikuna on väga raske olla laval ja siis nagu vaadata neid tõsiseid nägusid, et võib-olla kui publika rohkem välja näitaks seda, et jah, et tee ja nagu julgustaks seda, et võib-olla siis ka rohkem koomikuid julgeks seda teha. Okei, kuulge, aga naerma peab, ma mõtlen, kas me avame siin ühe Pandora laeka veel enne, kui me otsad kokku tõmbame. Sest kui me naljast räägime, siis ma arvan, et see huumor, võllanaljad, see kõik on hästi omal kohal, aga tihti see on ka põgenemistee, sest ühel hetkel, kui me pakendame kõik oma emotsioonid, kas ise protsessides enda olukorda või lähedasena siis enda kas pereliikme või sõbra olukorda, et siis vahel on ka see äärmus, kus kõik keerataksegi naljaks ja iga asja peale käib mingisugune lõõp. Et see jälle lõpuks pole ka vist väga hea. Kui nagu päriselt tõsiselt ja siiralt ja avatult ja ausalt ka neid nagu raskeid emotsioone lubades ei saa teemal üldse rääkida. Ja eks see kõik peab olema esindatud.
Aga mida ma ütlen? No mina ilma huumorita kogu seda teekonda ka ei oleks saanud, poleks mõeldagi üldse. Ja minu jaoks oli ülihea aju väljalülitus sari Friends. Täiesti ülihea. Sest sa teed see teadusuuringud ka jälle taustal, et naerma peab selleks, et üldse elus püsida ja kõik need toredad hormoonid ja protsessid, mis kehas selle peale pihta hakkavad, nii et ma arvan, et see naeru teema igal juhul on oluline, aga et me sinna naeru taha kõiki oma päris tundeid ei peidaks, et nendega tuleb ka tegeleda, on ju. Just tasakaalu on vaja, et mõlemast. Et sellepärast ka, kui ma esinen, siis ma näen, kui palju on tegelikult vaja seda, et mul ei ole set lihtsalt nagu punchline täis, vaid see, et ma nagu mingi hetk nagu võtan selle aja maha, et võib-olla ka inimesed saaksid korraks nagu emotsioonid välja lasta, et näidata nagu ka seda tõsisemat poolt sellest ja samuti koolitustel, et ma võin nagu teha nalja selle üle, aga see on selleks, et me 8 tundi vastu peame. Aga see on täiesti okei, kui ühel hetkel me nagu tunneme seda vajadust tegelikult neid emotsioone välja lasta. Mul saab praegu sinu jaoks kohe videoklipp meelde, kuidas Jane, kuidas inimesed arvavad, et Jane oma koolitusi läbi viib. Siis ta oli ka seal üks kaader oli, kuidas tal oli vikatimehe keep seljas ja siis või vikati, mis seal käes oli ja teine siis oli asjalik kaader, nii et see ongi see paralleelselt käsi käes käimine. Just. Nii et, ja selle vikatimehe kostüümi ma tegelikult ostsingi stand-up komöödia jaoks. Ainult, et ei jääks muljet, et ma nagu olengi selline imelik, et siis tegelikult ma panin selle selga ja siis ma panin veel endal diskokerab panin pähe ja siis mul veel sädelevalt kingad ka jalas, nii et ma olin nagu selline veidi selline pidulisem või peolisem, ma ei oskagi kuidagi öelda, et siuke, jah, et vikatimees, diskovikat. Just, diskovikat. Et jällegi, et selline nagu raske teema teha natuke kergemaks, et siis järgmine kord võib-olla, kui keegi näeb nagu vikatimeest, et siis ei seosta nagu jällegi selle negatiivsega, vaid pigem just nagu, et jah, vaata, nägin midagi sellist, et siis tuleb pigem nagu naer sellele. Kuulge, aga kuna aeg on hakata vaikselt kokku tõmbama nüüd veel 3. korda vist, et siis ma tahaks, et siia lõppu jääks kuidagi kõlama võib-olla sinu praktikast, kogemusest, kas nüüd soovitused, aga võib-olla, ma ei tea, mõned mõtted, aga inimesed alati tahavad ikkagi mingeid praktilisi nõuandeid ka saada, et mida sa tahaksid veel anda kuulajatele, et teil oleks lihtsam kogu selle teemaga toime tulla? Jumal. See on nüüd hea, mis kõik lendab põrandale. Võttis sõnatuks. Sa võid seedida, äkki Pillel tuleb kohe puusalt. See kiire inimene, nagu sa oled. Kellega sa räägid? Aegade uimasem inimene. Ei, tegelikult ma igas valdkonnas ikka uimane ega ei ole. Mida mina tahan öelda või? No mina näen seda võib-olla kui enda vaatenurgast näha, siis hästi palju olen ka ju oma teekonnal suhelnud nende samade 4. staadiumi vähihaigetega, on ju. Ja siis tegelikult meil ongi see, et ei olegi tegelikult nagu kellelegi rääkida, sellepärast, et ikkagi seda lähedast soovitakse säästa või siis see lähedane ei võta vastu, et seal ongi täpselt see minu aegumatu võitlevuse mentaliteedi käsitlus ja kõik see, et sa ei hakka surema veel ja mida ma ise ka olen saanud igasuguseid lauseid söögi alla ja söögi peale. Aga tegelikult täpselt sama kehtib ka siis selle läheduse koht, et see lähedane võib olla hoopis sama seisus, et see lahkuja ei võta seda vastu. Aga et ikkagi ei jäädaks üksi, et kui keegi alati on ikkagi, et kui ei ole see lähedane valmis, siis ikkagi leida endale see inimene, kes on valmis, on see hingehoidja, on see onkosemu, on see haiglast õde, psühholoog, mul on ka kokkupuude sellega, kus läkski kõik nii, nagu sa just ütlesid, et seal saate esimeses pooles, et tuligi välja hoopis, tegelikult tahtis teistmoodi. Ja need jäävad ikka retsilt piinama.
et ja samamoodi jäävad piinama need rääkimata jutud, sest et kui inimene ikkagi lahkunud on, siis meil alles tuleb ikkagi paisu tagant üles, sest et mingi pinge justkui on nagu maas, aga siis hakkavad need tagantjärgi kõik need asjad nagu keerlema. Et see kõik on ta on ebamugav, aga ebamugavus ei ole vältimiseks, vaid läbi tulemiseks. Et ja võib-olla kuna ma tean, et meid kuulab ka palju inimesi, kes toetab kroonilise haigusega lähedast, et siis kujutan, et see on kuradi raske. Tõesti on raske rääkida sellest selle sama inimesega, kes tõenäoliselt on nüüd lähi või kaugemas tulevikus minemas. Aga kui ta ikkagi soovib seda teemat tõstatada, et me lükkaks seda tagasi, et me ei pisendaks seda sellega, et kuhu sa nüüd surema hakkad, et ilmselt ta ei taha sellest rääkida niisama. Et kui vähegi on võimet vastu võtta, siis tegelikult see on tõenäoliselt selle inimese jaoks väga oluline. Ja kui ka ei ole endal võimalik, on ju et siis, aga lihtsalt, et me mõtleks võib-olla natukene rohkem selle peale, et ta ei räägi sellest tõenäoliselt niisama. Ja kui ongi see kuidagi see saamist, me rääkisime see alistumise hetk, eks ju, ja see ei ole allandmise hetk, see on lubamise hetk. Et siis, kui see alistumise hetk tuleb kätte ja lubatakse kogu sellel hirmudel, valul turvaliselt nagu välja tulla, aga ongi see, et keegi peab olema üldjuhul see algataja või nagu see mast, kuhu siis kõik koonduvad, eks ju, et need karussellid väga niimoodi kosmiliselt keerlema, saaksidki keerelda nii, nagu nad keerlevad. Siis kui ilusad suhteid ja tegelikult sellel kõigil on see teine pool, mida mina nagu alati just nagu rõhutan, et nii on, et tegelikult need raskused ja ma seda kannatust isegi ja võib-olla sõnana ei tahagi öelda, et aga need raskuste alt on võimalik ehitada midagi väga ilusat üles. Nii, kas sa nüüd oled valmis mõne nõuande või mõtte viskama? Lausa 2 jõudsin välja mõelda. Need on nagu umbes teie omad on seal vahepeal ja siis minu on nagu samm nagu tagasi astudes on mõelda sellele, et kust nagu teha üldse algus selle surmateemaga, et kes seda saadet on kuulanud, siis nii-öelda see esimene samm on juba tehtud, et sa oled ennast nagu avanud sellele, et näed, et ma kuulan midagi selle teema kohta. Ja see võibki olla täiesti okei mõneks ajaks, kui sa tunned, et see on liiga palju. Et mina ka ei alustanud selle teemaga nii, et ma kohe nagu hoobilt ja üle öö olen surmatuula ja teengi seda. Et see oli väga pikk protsess ja ma ka ise käisin läbi selliseid hetki, kus mul oli nagu, et seda kõik on liiga palju. Ma ei taha seda, eriti kuna ma hakkasin veel, ma lugesin neid surmateemalisi raamatuid enne magaminekut ja ma olen väga suur unenägude nägija, nii et te võite arvata, mis asju ma siis kõik unes nägin. Kas sellest tuleb raamat? et selles mõttes, et see on nagu, et seal peab nagu ka ise tunnetama, kus see piir läheb ja seda ei peagi nagu võtma nii, et ma nüüd lähen ja räägin kohe tunni ajase vestluse oma lähedasega. See võibki alustada väikestest sammudest, et ma ennast vaikselt avan, võib-olla natukene guugeldan midagi, leian mingeid artikleid sellel teemal ja siis võib-olla vaikselt avan selle uksega enda lähedasel, et kui tema ka on valmis, et tule ja natuke räägime sellel teemal, et see ei pea tulema kohe nii suure doosiga, et seda siis hirmutabki ära. Ja see teine pool, siis teie poolsetest mõtetest, siis see, et täiesti okei on otsida Leinas abi ka siis, kui Lein oli isegi 50 aastat tagasi. See Lein võib ikka olla seal ja mitte ükski Lein selles mõttes, ma ei taha, et kuulajad arvad, et tihti ma kuulen seda inimest, et mu Lein oli ju nii vana, see oli 20 aastat tagasi, mis juhtus, et mis ma siin ikka enam psühholoogi juurde lähen. Et see tundub justkui nagu, et see ei ole piisav põhjus abi otsimiseks, aga see on, eriti kui see Lein jäi leinamata või tulidki muud asjad peale, et parem tehke see asi korda, sest hiljem ei teagi, kuidas see võib teile välja lüüa. Füüsiline tervis läheb kehvaks või tuleb järgmine Lein peale ja siis see tulebki 2-kordselt. Et pigem otsige seda abi, et ärge arvake, et see Lein peab olema värske, millega peab abi otsima. Ja me räägime ka ju sellest Leinast, et meil ei peagi keegi ju konkreetselt ära surema. Selle kaotusvaluga me tegelikult ju puutume varem või hiljem elus kokku kõik. Just. Et see on siuke nagu pidev protsess, mis meie eludes tegelikult ju käib. On ju. Just. Et Lein ei ole seotud ainult surmaga. Ja ka enese Lein
millest võiks teha tõenäoliselt ka eraldi saate, millest me Konkofestil rääkisime, et ka seda ei unustaks selle eelneva elu ja eelmise mina olen. Ja siinkohal võib-olla ka kutsume üles inimesi külastama Räägime surmast EU platvormi, eks ju, et tervitused Marisele, kes on selle platvormi looja ja Jane teeb ise seal ju väga aktiivselt kaasa, on ju, et surmast.ee üliilus maandumiskoht, kus tegelikult ja seal seda materjali jagub. Ja nii praktilist kui hingelist, et see tõesti on, see on korralik selline ABC. Just, täpselt nii palju, kui korraga jaksab, et ei ole vaja kõike, meil on vist seal juba peaaegu 200 artiklit, nii et kõik ei pea läbi lugema, et nii palju kui vaja. Just. Aga meie siis jääme ootama sind nüüd jälle uuesti tagasi, et me saaksime ära teha siis koos Stewarti, Mikali ja kes meil seal veel olid, üks korralik onkoloogika puhkeõhtu. Ja sa võid kindel olla, et kui see salvestus siin läbi saab, siis ta juba organiseerib. Panen ruumid kinni. Ja võib-olla me lõpetamegi selle saate nüüd jälle Pille sõnadega, et surm on elu parim vürts. Tegelikult nii on. Jah. Et kuniks elu, siis väike surmapuudutus ikkagi annab sellele elule ka värvid, nii et ärme väldi seda teemat. Siis elujanu just tagajalgadel püsti lööbki. Täpselt. Jane, mega suur tänks, et sa tulid. Mega. Täielik kingitus ikkagi. Väga teine kordki. Nii et järgmine kord siis naarame koos. Aga aitäh sulle, aitäh kuulajatele. Nii, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Õige. Elusat elu!